Kristel, Eesti rahvas on leinas, sina kuulutad, et kavatsed lahkuda. Mis värk on, millal tagasi tuled? Ei no see on klassikaline faktide valesti lugemine, faktidest valesti arusaamine, ma ei ole kuskile minemas, ma olen korraks puhkama, see on eraldiseisev teema, aga kooliga on niimoodi, et ma olen septembrist alates käinud nädalavahetustel paaril korral Taanis õppimas ja ma jätkan seda ka sellel aastal veel nüüd 2 korral, nii et ei ole ma kuskile kolimas, kõik need, kes lootsid, et ma kaon Eestimaa pinnalt, ma jään siia veel ikka ja tõesti, see on niisugune pikem ja natuke keerulisem kui see, mida nüüd välja loeti. No enamus Eesti rahvast hakkas ju kohe sinu elukaaslasele kurja kirju kirjutama, et kui meeldis, oleks pidanud ikka sõrmuse külge panema ja nüüd näed, magas võimaluse maha ja nüüd naine läheb minema. Kuidas siis on, oled sa kaugsuhteks ikkagi valmis? Milleks ma valmis olen? Kaugsuhteks? Jaa, ma arvan küll, aga samas praegu ei ole selleks ka vajadust. Aga tead, õige suhe elab üle ükskõik, mis raskused ja mis distantsid. Nii et ma arvan, et meie elaksime ka selle üle. No ma näen, et õpingutest on kasu olnud juba sellest melust, sa suudad ikkagi häält üle teha. Mis on see kõige suurem võit, mida sa selle õppimise käigus saad? See, et ma tean, et mul on siin tööriistakast ja ma õpin kõiki tööriistu, mis seal sees on õigesti ja kõige kasumlikumalt kasutama, nii et ma ei tee endale haiget. Ja see on mu eesmärk ja seda ma teengi. No aga sul ei ole seda vaja ju, sa oled ju nomineeritud, sa oled siin mitte lihtsalt külalisena juba mitmendat korda. Jaa, aga tead, tihtipeale sellest ei piisa, pillimehed harjutavad, sportlased harjutavad ja niimoodi ka peavad solistid ja vokalistid harjutama. Ja see on ka üks minu vorm sellest. No selge, me soovime sulle palju edu ja ära sa meid jäta Jumala eest. Ei, ma jäta teid. Aitäh!